14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva. Sillamäe lasteaias Päikseke on see päev lastele põnev ja huvitav. Päeva eesmärk on, et lapsed saaksid osaleda tegevustes rõõmuga, kuulaksid lugusid ja räägiksid ka ise aktiivselt kaasa. Rühmades loeti lugusid, mängiti keelemänge, lahendati mõistatusi ja jutustati piltide järgi lugusid. Mitmed lapsed esitasid luuletusi ja harjutasid ilmekat rääkimist. Korraldati ka väikeseid näitusi teatritegelastest, valmistati postreid, joonistati ja meisterdati Eesti kirjanduse kangelasi ning kaunistati seinu ilusate sõnadega. Igal aastal külastavad lasteaeda Sillamäe linnavalitsuse esindajad ja loevad lastele raamatuid. Sel aastal, aga mitte esimest korda, luges lastele linnapea Tõnis Kalberg, kes mesilaste rühma lastele väga põneva loo ette kandis. Lugemisse olid kaasatud ka lapsevanemad, kooliõpilased ja õpetajad teistest rühmadest. Emakeelepäeva tähistamine aitab lastel märgata, kui ilus ja oluline on eesti keel. Päev möödus rõõmsas ja sõbralikus meeleolus, pakkudes toredaid hetki nii lastele kui ka täiskasvanutele. 14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva ja selle päeva puhul toimuvad erinevad üritused linnaasutustes ja traditsiooniliselt me ka käime lasteaedades ja koolides ja loeme lastele eestikeelset kirjandust. Sellel korral õnnestus mul käia lasteaias Päikseke ja lugeda muinasjutu Punamütsikesest. Oli väga tore, lapsed olid väga tublid, töötasid hästi kaasa.